autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Cupra garaaž on avatud. Tule ja koge teistmoodi tunnet teistmoodi autosalongis. Oled oodatud, isegi kui sa ei sõida veel Cupraga. Meie hubane atmosfäär, stiilne interiöör ja meeleolukas muusika on kõigi jaoks. Sõida läbi Cupra garaaž, Sõpruse puiestee 170 Tallinnas. Tere kuulajad, autotund eetris. Stuudios Tarmo Tähepõld, Martin Mets ja Gert Avasalu Geenius uudisteportaalist. Täna oleme kolmekesi, sellepärast et saate põhiosa me kajastame ühte, ütleks lausa lugude sarja, 2 suurt lugu, mis puudutab Transpordiameti sõidueksamitega seonduvat, mille kohta me avastasime päris huvitavat ja veidrat statistikat, mida me avastasime, kuidas me avastasime ja mida Transpordiameti spetsialistid sellest arvavad, sellest natuks aja pärast. Enne seda me täna suurt uudisteblokki ei võtnudki, küll aga ma kasutaks võimalust olles eetris ja te kõik kuulete mind, et ma juba eelmine kord rääkisin, et ilmus uus autoleht Ekstra ja need lood enamik on juba olemas ka Autogeeniuse lehel. Ja ma tahtsin lihtsalt 2 tükki nendest välja tuua. Et kes on näinud juba filmi Ferrari, kes on käinud, ma pean tunnistama, mina ei ole seda veel vaatamas käinud. Mina ka ei ole. Selge, suured autoentusiastid on stuudios koos. Aga ühesõnaga tegemist on siis kõrgel tasemel Hollywoodi produktsiooniga. Michael Mann on selle režissöör, käsitleb siis teatud perioodi Enzo Ferrari elust. Ja seal filmis on kasutatud 393 erinevat autot. Ja sinna hulka siis kuuluvad need, mida on filmis näha, sinna kuuluvad need, mida kasutati, kuni selleni välja, et mida kasutati näiteks harjutamiseks. Et seal oli väike valik Mazda MX-5-sid, mida teadupärast sellel ajastul veel ei toodetud. Mazda ise oli veel üldse lapsekingades, aga näiteks nende autodega harjutasid need kaskadöörid ja need, kes võidusõidustseene teevad. Et peaks Ferraridega harjutama või siis olid 30 000 maksvad või 25 000 ei, need olid mingi kas teise põlvkonna või lausa esimese põlvkonna omad. Siis oli seal näiteks Caterham, kui ma nüüd eksi, siis kas nende peale ehitati mingeid selliseid vanade võidusõiduautode keresid, ühesõnaga 393 autot. Oota, aga korra lihtsalt õrita veel natukene, et kuidas see võimalik on, kuidas see üldse käib? Selles mõttes, et kui keegi ütleks mulle, et meil on siin, saad palka, et aja nüüd ligi 400 autot kokku, kuidas see üldse füüsiliselt võimalik on? Erinevatesse kohtadesse, erinevatel ajal, erinevatel autot. Filmiproduktsioon on üks suur asi. Ma olen paar korda mõne filmi niimoodi, kas siis tuttavad on seal töötanud või ega kestabki ju mitu aastat ja siis veel mitu aastat seda lõigatakse kokku ja see oli mõnevõrra liialdus, aga ühesõnaga, miks ma sellest räägin, et need 393 autot, nende kokku saamise eest vastutas eestlane ja isegi rõhutada või isegi siinkohal, et eestlanna Kristel Konsa, kellega meil õnnestus teha lugu, mida saab siis lugeda, et kuidas, põhimõtteliselt tema oli, ma saan aru, kogu selle meeskonna eest vastutav, loomulikult ta ei teinud seda üksi, aga tema vastutas, et need autod oleks olemas. Ja need autodes, me rääksime siin mingid MX-5-d, aga seal autos või seal filmis on päriselt ka näha sellist autosid, mis ongi päris. Mitte mingid replikad kuskilt stuudiost ja nendest selliseid üle 1 miljoni maksvaid autosid oli seal ligi 10. Ja üks nendest siis on ka mitukümmend miljonit maksev Ferrari 250 Testa Rossa lahku kirjutatuna, mis on selline vanem, mitte nüüd see Testa Rossa, mida me kõik teame 80-ndatest, mis oli küll võttel vist ainult 2 päeva, aga ta pidi olema ka üle öö, ehk siis selle jaoks oli palgatud eraldi turvamees, kes valvab ainult seda ühte autot ja see turvamees muidugi valvas seda autot suhteliselt kesiselt, midagi hullu ei juhtunud, aga ühesõnaga sellised naljakad lood ja kuidas see kõik juhtus. Ja ma ütlen, see oleks põnev ka ilma selleta, kui seal ees ei oleks eestlane. Aga kujutate ette, film Ferrarist ja kõik need autod ajas sinna kohale või otsis ja vastutas siis eestlane.
et kindlasti lugege, ägedad pildid, ägedad lood. Ja teine, mille ma siit välja otsisin, on nüüd väga otseselt nagu autodega seotud, aga nii palju autodest ei olnudki, vaid garaažist. Et me hakkasime otsima siin selliseid ägedaid garaaže ja mitte niivõrd sisu poolest, et et kellel mis on, et kollektsiooniga tutvuda, vaid just nimelt see ruum ise. Ja üks inimene oli lahkelt nõus näitama, kuidas ta on eramaja projekteerides, autoentusiastina lasi sinna kõrvale projekteerida ka 100 ruutmeetrise garaaži. Mis tundub nagu õudselt suur, kui sa mõtled, et ma ei tea, kui palju mul korterit on, aga selles garaaži mõttes, kus autosid hoiad ei ole väga palju, aga tal mahub sinna 8 autot. Ilusti on planeeritud tõstukitele, 2-kordsed tõstukid ja siis, ma ei tea, kui on rahe eest vaja või mingil põhjus, sinna siis sisse saab veel mõned autod niimoodi sinna vahele paigutada. Et Paula Johanna selle loo tegi, siis omanik räägib, et kus see mõte tuli, see on tõeline, ma olen ise seal garaažis käinud ja neid pilte vaadates selline, nagu autoinimese või man cave. Et see ei ole mitte lihtsalt, et suur ruum, tõstukid ja mingid õlised autod, vaid seal kõik on ikkagi läbi mõeldud. See kollektsioon küll keskendub BMW-dele, seal on tal väga, väga ilusid autosid, aga see, kuidas sa istud oma selles, ta on oma arvuti ja kõik pannud niimoodi eraldi ruum ja siis seal on suur aken, mis avaneb sul garaaži ja kõik see seinad täis erinevaid memorabiiliaid, garaažis on osa, kus on nagu varuosad, ta ütles, et kuna tal on ka mitmed vanad autod, et siis et nendega on tihti see, et sa võib-olla mingit varuosa ei ostagi siis, kui sul seda just sel hetkel vaja on. Vaid et kui sa kuskilt näed, et mingi haruldane jupp on müügis, sa tead, et varem, hiljem mul seda vaja läheb ja mul oleks vaja see praegult ära osta, et siis see kuskile seisma jätta. Vaata, sa räägid praegu majast, et kuhu on eraldi kohe see garaaž projekteeritud juurde, väga suur ja äge. Aga me plaanime sellist lugusid veel teha, aga sellega seoses mul tuli kohe idee, et vaata nõukaajal ehitati neid maju, ehitati garaaž juurde, ehitati garaaž külge ja need olid täpselt tänapäeva mõistes need meeletult väiksed. See on selline, et Sapakas või Moskvitš mahtus sisse niiviisi napilt on ju, ja siis pidid ka niiviisi külge ees liikuma, et huvitavaks keegi on nagu sellisest asjast midagi ägedat teinud, et kuidas on teinud selle tänapäevaselt funktsionaalseks, sest kui sa sõidad ringi Nõmmel, ükskõik kus, kõik kohad on sellist maju täis, paljudel lähevad veel keldrisse, täiesti absurdne, järsk kaldtee on ju, et ilmselt need on need sellised garaažid, mida väga vähe päriselt kasutati, ja samas pandi sinna see alla see, kanal ka on ju veel, mul endalgi on kanal, ma olen seal paar korda käinud. Või hoiad kartuleid seal või käid alt vaatamas, kas kusjuures ma ükspäev vaatasin, mis seal on ja seal on mingil segasel põhjusel üks suur traktori rehv mul seal, aga see on ikka väga suur kanal olema. Sa püsti saad seal 2 meetrit, väga kanal on mul. Issand, sa saaksid sulle ideaalselt tingimust hakata ise ikkagi õlinäpuks, et ikkagi kui summuti läriseb, et ikkagi vahetad ise ära, mitte ei vii seal kohalikele vendadele. Aga mina ei ole sellest midagi ägedat teinud, ma natuke plaanin teha seda ägedamaks, aga kahjuks mitte nüüd autodega seoses, aga kas keegi on nagu teinud sellise vanakooli selle eramu garaaži nagu tänapäevaseks ja ägedaks või kuidagi laiendanud, suuremaks teinud, funktsionaalseks, sest need sellisel kujul need muidu ei ole funktsionaalsed absoluutselt täna, aga kas keegi on teinud, et see oleks küll äge näha. Ja, et ülevalt võtad veel esimese korda köögiarvelt võtad ära, et saad tõstukiga ühe auto saata ka ülesse kööki näiteks. See ilusad ju need vaated, kus sul auto elu toas sisekujunduselemendina, imeline ju, mina küll tahaks. Ma käisin ükspäev, nüüd on sellest poolast möödas, ühte maja vaatamas Nõmmel, väga äge oli selles mõttes, et seal oli garaaž, aga päris suur garaaž oli tegelikult, Harjumaal suur garaaž oli ehitatud sinna külge majale ja 2 kohast sai garaaži minna ja astusid sinna garaaži, siis see oli otse 80-ndatest. Seal mingi vana võidusõidu laada seisis seal nurgas, plakatid, daamide plakatid ja uhketel laadade plakatid ja kõik võis seal 80-ndatest või maks aastast 95 ja väga autentne, nagu astusid sinna sisse, väga võimas. Et see oli natuke selline suurem, aga täpselt ongi, et äkki on keegi teinud midagi päris ägedat. Et nagu tegelikult väga hea, et sa seal tõid, et selline üleskutse, et kui keegi teab, kas tal on endal, tal on sõbral, mõnel sugulasel, et see absoluutselt inimene, kes on nõus meid
meile seda näitama, noh, ta ei pea olema oma nime all, me kindlasti ei pane kirja aadressi või maja, kus see asub, et meid ikkagi huvitab pigem see, et kuidas on tehtud, mida on tehtud. Ja ise inspiratsiooni saada. Ma nende daamide kohta tahtsin küsida plakatit, et sa Anne Veski, Marju Lännik, sa mõtled? Ma ei mäleta, aga ilmselt olid ka nemad seal ikkagi. Okei. Nii, teise asja mul oli lihtsalt, on olnud nagu väga sellist, üritasin saata algus seda, mis mul see nädal autoonduses, kõik on seotud proovisõitudega, mida ma tahaks järgmisse saatesse surada. 2 otsest konkurenti, Peugeot E3008 ehk siis elektriline 3008, millest tulevad ka tavaversioonid, ja Renault Scenic E-Tech, mis on ainult elektriauto, sellest tavaversioon ei tulegi. Nendest ma räägin järgmises saates täpsemalt, aga mõlema puhul, ma ütlen, ma olen pidanud nende elektriautodega siin aastaid tegelema, aga esimest korda mõlema puhul ma panin tähele, mõlema esitlusele oli kohale toodud ka siis nii-öelda see, põhimõtteliselt ainult see kandmik, kus ei ole midagi, et sa näeksid, kus need akud asuvad, kus on mootorid, põhimõtteliselt ainult see alumine osa. Ja mõlema puhul hästi rõhutati seda, kuidas kõik need akumoodulid, mis seal sees on, kellel siis kui suure karbi sisse nad on pandud, kui kergesti ja lihtsasti need vahetatavad on. Et mis iganes põhjusel, kas siis mõni nendest Renault vist oli 12 siukest kastikest, Peugeot oli ta väiksemateks tehtud, et kui siis mõnes tekib error või juhtub see, et mingi üks saab näiteks, ma ei tea, vigastada kuskil, sõidad kivi otsa, on mingi avarii, et umbes natukene, et kogu sellest põhja all olevast rulalauast, mille sisse nad pannakse, väike nurk sai pihta, et siis sa ei pea autot maha kandma, vaid just see akude vahetamise. Ja mainiti ka seda, et teoreetiliselt ka kui akutehnoloogia paraneb, et ma ei tea, kas see reaalselt, kas see majanduslikult lõpuks enam mõistlik. Tahkisakud sinna panna. Või ükskõik, jah, et natuke ulmeline ilmselt, et see jah, nagu praktiliselt. Aga just, et rõhutad, see, et hästi lihtne põhimõtteliselt klõps võtad, ma ei tea, istmed pealt ära, klõps, põhjakate lahti, siis sealt see kate. Oleks see niivis, et klõps paned uue aku sisse kohe niivis, see on täisloetud aku. No seda unistatakse, seda siin tihti räägitakse, jah, et tulevad Hiinas hästi palju need akuvahetuspunktid, et sa ei peagi laadima, aga see on selles mõttes ulme, et kujuta ette, et Renault ja Peugeot, kes ei ole ju sama tootja all, et nad, ja siis võtab veel Volkswagen ja siis korealased, et kõik hakkavad tootma täpselt samasuguse standardiga põhjaga aku, autosid, et sul oleks võimalik ükskõik millist akut sinna sisse lükata. See on sama, et iPhone'ile võiks sobida ikkagi ka Androidi aku. Või ma ei kujuta ette, laadija said sama. Laadija on saadud see Kademo on ka põhimõtteliselt turult välja löödud, et saadi see CCS käima. Aga jah, et ma arvan, et seda sellist akuvahetuspunkte niipea küll ei tule, sest lihtsalt need autod on nii erinevalt ehitatud. Kas võib see, et need Peugeot, eks ju, tema see kandmik peab, sinna peab sobima ka sisepõlemismootor ja pistikhübriidi lahendus, aga Renault oli ainult elektrilahendus. Aga just see kuidagi tundus uus huvitav, et need rõhutasid ise seda akumoodulite vahetamise lihtsust. Et kas nad siis ise näevad, et need võivad hakata? Ma arvan, et see on võib-olla lihtsalt praegu nagu turundussõnum just see, et kas sul, et äkki siin 5 aasta pärast on mahutavus 80%. Reaalsus tegelikult ei ole ju üldse midagi hullu sellega olnud, on praegu ajalugu näidanud. Aga ongi natuke, et inimesi natuke rahustada, et näed, kui peaks olema kukkuma, siis kas või edasi müügiväärtus ja nii edasi. Ja rääkides kasutatud elektriautodest, ma hästi põgusalt kohtasin ühe sugulaseks, ütles, vaata aknast välja, vaata, millega ma tulin, mõtlesin, näed jälle, sul on siin ennem Teslasid olnud tööautona, aga et nüüd oli sunnitud ühe autoga endale ostma ja ostis 2014 aasta Model S-i, et kohtumine hästi põgus, ma kavatsen taga pikem, et mul on nüüd siis tuttav, kellel on 10 aastat vana Model S, et tegelikult väga huvitab see, et seda autot natuke seal niimoodi logistada ja lõksutada, et kuidas see siis vastu on pidanud ja ise ta väitis sõidu ulatuseks 400 kilomeetrit. Ma üldse ei tea, mis selle sõidu ulatus alguses oli, kõik need asjad. Aga jah, et kõike võib nendele elektriautodele ette heita, aga tõesti seda mingit massilist probleemi ei ole, et need akud kuskil 5-6 aastaga oleks surnud, nagu ma ei tea, mobiiliaku, et põhimõtteliselt kõik ümber on jumal hästi töötab, mul endal on natuke üle 2 aasta vana telefon, kaamera on veel imeline, kiirusele mitte midagi heita ei ole,
ja no aku ei pea enam õhtuni vastu. Vot, nii et vaatame, mis sest saab. Aga nüüd siis läheme selle põhiteema juurde, et ma siis nagu teen väikse sissejuhatuse ja siis hakkame Gert, kes selle kokku kirjutas, kes sellega kõige rohkem tegeles, räägib, kuidas see sündis. Ühesõnaga, point on selles, et Transpordiamet, kui me küsisime, et kas kõik need lood selle kohta, et need sõidueksami vastuvõtjad on väga erinevad. Mul endal lähiringkonnad viimasel ajal väga palju, mitmed inimesed on lube teinud ja räägid, et ühega oli täiesti õudne, sest ta nagu oli hästi ebameeldiv ja siis ta tundus kogu aeg, kus ta üritas, ei olnud, see kogemus ei olnud meeldiv. Need on kõik need linnalegendid tegelikult, mis on meie ümber, on ju, ja see on see küsimus alati, et kas tegemist on linnalegendidega või kas või see, et väikses kohas on ju, vaata, et sa, tegelikult sa ei saa seda vaadata, aga loodetavasti sa saad selle juurde. Kui ma käisin eksamit tegema, siis oli ka, et vaata, et sa selle juurde ei satu, sellega on nagu puhas jama, aga sa ei saa vaadata, sulle automaatselt määratakse see. Ja mulle muidugi sattus see, kelle juurde öeldi, et jumala eest ära sinna satu, aga okei, ma sain sealt läbi. Aga nüüd me saime tegelikult tõestuse selle kohta, et tegelikult see ongi nii. Eksamineerijatel on väga erinevad tulemused selle koha pealt, et kui palju inimesed nende juurest läbi saavad. Et me avastasime, et mõnedel eksamineerijatel on see läbisaamisprotsent 70, teisel on 20, mõni väike linn, kus on 2 eksamineerijat, seal ühe eksamineerija juures on läbisaamisprotsent 30, teise juures 65. Et see lihtsalt nagu peale vaadates see asi nagu ei tundu kuidagi nagu normaalne. Aga räägi, Gert, et kuidas see lugu sündis ja mida see meil näitas? Kust me need andmed saime? Jaa, no tegelikult saab neid andmeid igaüks vaadata täitsa ilusti ka ise avaandmetest, kui ta viitsib otsida. Aga mis asjad on avaandmed? Kas see on mingi sala, selles mõttes, et kas ma panengi Google'isse Transpordiameti avaandmed? Või on see Eesti riigi mingi teenus? Martin, sa tead, sest minul tuli see on Eesti riigi teenus teabevärav avaandmed.eesti.ee aadressil, et sinna tegelikult jooksevad kokku, see oli üks 10+ aastat vana initsiatiiv, kus oli mõte, et avaandmete kohalt saab väga palju uusi teenuseid teha ja tegelikult ka riiki läbipaistvamaks ja sellega on natkanud muret, et tegelikult avaandmeid riigiasutused teevad avalikuks väga palju enda suva järgi. Ja mõned asjad on muidugi reglementeeritud, mis peavad olema nagu avalikud, kas või näiteks maksuandmed, need on kõik avalikud maksuvõlgased, nii edasi. Ja üks asi, mis on seal ka avalikud, on siis sõidueksamid. Et sõidueksamite juures on väga palju andmeid tegelikult, mis on avalikud. Just nii, ja ütleme, loogiline on see, eks ole, et sa eksamineerija nime ei saa siit välja võtta. Küll aga on siin avaandmetes ilusti iga eksamineerija oma enda siukse väga keerulise koodiga nagu eraldi toodud. Iga eksam on seal sees, sinna sisse on kantud igale reale, iga tehtud eksam. Just nii, ja siis saabki niimoodi ilusti linnade kaupa tegelikult välja võtta, et mis siin kõige lihtsamad näited on, et Rapla on näiteks selline, kus tõesti ongi 2 eksamineerijat ja on juba aegade algusest peale teada, ühega on kerge läbi saada, teisega on halvasti, kui sa sellega saad sõitma. Ja numbrid näiteks ütlevad nii ära, et selle kergemaga saab 56% läbi 2023. aastate statistika järgi ja selle karmima eksamineerijaga sai siis 27% ainult. Siin on tegelikult oluline vist ka see, et tegelikult need eksamite mahud on võrreldavad, et see ei ole niiviisi, et see, kelle juures on madal protsent, et selle juures on tehtud 20 eksamit ja teise juures on tehtud 200, vaid need arvud on tegelikult võrreldavad, need mahud, mille pealt need protsendid tulevad, et seal ei ole sellist statistilist viga. Just, et eks me siin, kui me seda lugu tegime, siis me viskasime ka need sellised, kes olid mingi aastas mõnikümmend 30 eksamit näiteks teinud, need viskasime välja ja ikka need, kes olid nagu 100 eksameid vastu võtnud. Et need arvestasime sisse. Ma lihtsalt see Rapla mulle ei meeldi, et mitte üldse nagu selle loo valgus me seda ei uurinud, aga mul on see Tallinna inimeste see soov, et ma lähen kuskile Raplasse nagu tegema, et seal on justkui nagu lihtsam, aga ma kuulen, et isegi selle nagu sõbralikumaga saab ainult 56% läbi. Tallinnas olid siin
nagu see ülemises otsas olid ju ikkagi 69. Oota, aga mis see keskmine umbes on? Kas kuskil seal 50 juures ongi nagu keskmine läbisaamisprotsent? Jaa, kuskil seal see päris keskmine on tegelikult üsna heas kohas selles suhtes ja seda meile kinnitas ka Transpordiamet. Küll aga on probleem täpselt nendes äärmustes, mida ikka leiab igalt poolt. Sellega oli, mis ma sissejuhatus unustasin ütlemata, et kui me küsisime Transpordiametilt, et kas te mõõdate seda oma eksamitegijate, seda siis, seda ei saa nimetada nagu kvaliteediks, aga siis töö, need eksami läbisaamine, sest teil ju ikkagi midagi see näitab, et ausust. Jah, just ausust ja me ei öeldi, et ei, me sellist statistikat me ei kogu. Ehk sellepärast me läksimegi seda avaandmete teed, et me siis kogume ise seda, et tegelikult on Transpordiametil, ma väga kahtlen, et nad ise ei tea seda, et neil on mingid tüübid, kes kukutab 80, ütleme 1000 inimest 800 ei saa eksamilt läbi, see on nagu ju, see on tohutult palju inimesi. Ja kui me võtame, et see sõbralikum inimene siis, eks ju, kukutab 300, see on nagu, kus see vahe, see on ju vahe on 500 inimest, eks ju? Vaata, ma sõnastaks siia selle probleemi ka tegelikult ära, et probleem on tegelikult ju selles, et inimest, kes läheb sõidueksamit tegema, et need andmed näitavad, et neid inimesi ei kohelda võrdselt. Need inimesed tegelikult astuvad sisse loteriisse, kus ta saab selle, kellel on läbisaamisprotsent 80 ja kes ilmselt vaatab natukene teistmoodi neid olukordi ja on läbisaamisprotsendid, mis on 20. Et seal on selge, et neid inimesi, kes hakkavad tegema eksamit, neid ei kohelda võrdselt ja see on ikkagi väga suur probleem ja ma saan aru tegelikult, et Gert, et sa küsisid ka Transpordiameti käest, et mis siis see tähendab? Et kas see on nagu probleem? Kas teie näete, et see on probleem? Mis Transpordiamet selle peale arvas? No põhimõtteliselt öeldi ära, et selle uue korraga, kus siis nagu üritatakse mitte konkreetselt nagu linnukist tõmmata, vaid üldisemalt kogu eksami põhjal inimese juhioskuseid hinnata, et seal on oma subjektiivsus paratamatult sees, mis kuskile maani on loomulik ja siis kuskilt maalt läheb kummaliseks, nagu need arvud siin näitavad. Et ma ei tea, palju on nagu normaalne, et need eksami tulemused eksamineerijate kaupa kõiguvad. Euroopa vist ütles ära, et 15%. 15% võiks see vahe olla, jah, et see on mingi amet on, mis neid liikluseksamite asjadega tegeleb, et mingi selline... kui 50 oleks keskmine, ütleme, siis 42,5 kuni 57,5 oleks siis selline normaalne amplituud. Et teatud osas subjektiivne muidugi ja alati ju öeldakse, kui sa ei ole ju tulemusega rahul, et siis võid ju vaidlustada, aga kui see ongi, et kui sa nagu kui sa ei ole teinud ühtegi suurt viga ja siis meil oli ju kunagi ka üks lugu, kus inimene kukkus C-kategooria eksamil läbi. Hästi palju erinevaid põhjuseid oli ja vaidlustamine ei aidanud. Selles mõttes, et Transpordiamet jäi oma arvamuse juurde, vaadati nii-öelda video üle, jah, kõik oli õige ja inimene läks kohtusse. Ja kohtus sai ta põhimõtteliselt nagu seljavõidu, et seal leiti Transpordiametis otsustes ja põhjendustes väga palju eksimusi ja Vaata, eksimus võib-olla oli seal nagu vale sõna, et seal oli erinevaid tõlgendusi olukordadele, aga see ongi see, et kõik need olukorrad tõlgendati Transpordiameti vaates eksami tegija kahjuks. Kõik need olukorrad. Ja kohus tõlgendas kõiki neid olukordi eksami tegija kasuks, et nägi, et need olukorrad, mis seal olid, et nad olid põhjendatud. Ja lihtsalt see on täpselt see statistika läheb nagu samasse kohta, et kuskil on mingites asjades suured käärid ja Transpordiameti vastustest omakorda tekib veel selline ringkaitse sinna ümber ja sellest on suhteliselt raske aru saada, sest need arvud on minu meelest selle asja nagu kõige karmim asi ja need arvud on nii karmid, et minu meelest nendega on suhteliselt keeruline nagu vaielda, et siin on suur probleem. Ma ei tea, Transpordiamet, kui me küsisime, et kas nüüd näitasime need numbrid ette, et kas sellega on kas on plaanis midagi ette võtta ja siis oli sealt ju selleks vastu seina ju.
no põhimõtteliselt Transpordiamet väidab, et nemad arvab ise, et nad on nii-öelda lõhkese küna ees, sellepärast et nende samade äärmuste osas olid siin mõned aastad tagasi mingid nii-öelda juhised, et ei tohiks nagu kuskile sinna teise äärmusesse kukkuda ja nende väitel tõi see kaasa korruptsiooni või nii-öelda ebaõiged, ebaregulaarsused. Ma nägin seal ühte vastust ka, kus öeldi, et sisuliselt, et kas te tahaks, et me hakkame norme kehtestama. Tegelikult me ei räägi ju siin mingitest normidest, et eksamineerija norm peab olema see, et 50 või 60 on ju, et okei, kuu alguses sul tuleb natukene nagu 20% ja kuu lõpus 80, et norm saada sinna keskele kenasti 50 peale. Tegelikult ei taha ju seda, tegelikult mida me tahame, ongi ju võrdset kohtlemist inimestele. Ja see peaks olema siis mitte normid, vaid rohkem sellist sisemist kriitikat või hindamist. Siin oli ka välja toodud, et neid inimesi, kes neid videosid siis üle vaatab, vist oli 3, nüüd on neid 2 tööle jäänud. Et küsimus, kas Transpordiamet ise, neil on, kuulge, ei ole võimalik, et nad ise neid numbreid tea. Võtaks selle 20% ja miks mitte ka selle 70% tüübi video ja lihtsalt nagu ja vaatakski päriselt niimoodi läbi, et me tahame seda asja paremaks saada. Mitte, et me ei vaata neid videosid ainult siis, kui keegi nagu kisama tuleb ja kaebuse esitab ja appelleerib. Vaid, et sa võtadki selle 1 või 2, küllap nemad, meie näeme neid eksamineerijaid koodidena, aga nendel on kindlasti asutuse siseselt olemas ju isikud ja vaadata, kelle pihta rohkem kaebusi tuleb, aga ma saan aru, et see on jube tüütus, sa pead hakkama tegelema personali küsimusega, võib-olla sa pead kellegi isegi lahti laskma, sul ei ole kuskilt seda uut võtta. Et siin aga ma ei saagi aru, kas see on nagu parem on see, kui on selline probleem, kas see on kuidagi nagu parem kui see, et tegelikult minu meelest sa ütlesid õigesti, et probleem on just see, et nende äärmustega, nende eksamineerijatega tuleks tegeleda, et see on see lahendus siin. Ja üldse, minul nende sõidueksamitega, kui mina oleksin see eksamineerija seal, siis tõenäoliselt mina oleksin see 70% inimene. Esiteks ma olen loomult hästi lahke, aga teiseks on see, et siin oleme näinud siin selle loo peale kommentaare, et ongi õige, et tulebki 80% läbi kukutada, et vaadake, mis liikluses toimub, osad poleks just, kui oleks nagu need load ostnud, siis mul on see tunne, et nagu lugupeetud härrad ja daamid, et esiteks, kas teie peale lubade, kohe kui te load said, sellest alates olete olnud eksimatud juhid. Te kunagi ei mõtle viimasel hetkel ümber, te ei reastu valest kohast, ma ei ütle, et see peaks nii olema, aga inimene, kes on lube saamas, ma viin selle veel kaugemale, kui sul õnnestub eksam, siis sa pead sõitma 2 aastat rohelise lehega. Mis tähendab seda, et see annab ju teistele juhtidele märku, et sa ei ole veel kõige kogenum, sa võid teha mingeid ootamatuid käike, igaks juhuks, ole valmis, see on roheline leht, et ta alles harjutab. Aga kui eksamist läbi saamiseks peab inimene sisuliselt perfektselt, eriti selle 20% tüübi juures, olema perfektne autojuht, liikuma ideaalselt joonte vahel, kiirus peab olema täpselt 50 tsoonis 50, mitte 47, mitte 53, et miks me selle rohelise lehe talle siis, mis me sellega piirame teda pärast? Ideaalne juht ja valmis. Et minu arust mina olen täiesti arvamusel, et kui need hindajad, kui seal ei oleks seda, ma kardan, et see on hästi palju ikkagi iseloomus kinni. Et, ja ma ütlen siia vahele, ma olen käinud ise ju siin ajakirjandusliku katse mõttes nende eksamitel, ma olen käinud ükskord osalesin nende sõidueksamineerijate kutsevõistlustel. Nad tegid seal oma vahel lihtsalt seal mingid vigursõitu ja selline tore üritus oli. Ja mingi testi tegime, saavutasin väga hea tulemuse. Aga, et ega seal jumala sümpaatseid inimesi on. Ma olen ise teinud seda eksamit väga toreda ja mul lähisugulane käis esimesel väga ebameeldival eksamil kukkus läbi, teisel töötas teistsugune, selle inimesega oli autos palju mõnusam, ta ei jätnud sellist muljet, et nüüd vaatame, sõida, küll ma mingi vea leian. Et minu arust lihtsalt, ma arvan, et sealt on paljudel ongi puudu see empaatia võime. Et inimene on nagu, ja siin monoloog mul, vabandust, saate ka kohe midagi öelda, kui teil on. Selleks, et inimene pääseks ju Maanteeamet või Transpordiameti sõidueksamile, peab ta läbima koolieksami oma autokoolis. Ja eeldusel, et need autokoolid
enamik tahavad ju, et nende koolist, seal ju ka mõõdetakse seda, millisel koolil on need läbisaamise tulemused paremad. See on seal avanemetes ka kirjas, kus koolist nad on tulnud. Just, mis tähendab seda, et seal on see autosõiduõpetaja, kes on selle inimesega sõitnud minimaalselt 28 tundi, enamjaolt, mis meile kunagi öeldi, et see tavaliselt vist kõige suuremas autokoolis 40 kanti. 40, ja ta on lubanud selle õpilase minna transpordiameti eksamile, mis tähendab seda, et temal on 40 tundi kogemust selle juhiga. Ja siis me jõuame selle järgmise probleemini, sellel eksamineerijal on 35 minutit. Ja kui ta teeb selle eksami veel eriti selle olukorra hästi nõmedaks sellele niigi närvis oleva inimesele ja leiab selle esimese vea kõmdi. Et ma jätkuvalt arvan, et rohkem peaks hindama seda, kas see juht on liikluses osalemiseks valmis. Ja need, kes siin vihaselt kommenteerivad, vaadake, mis liiklus toimub, vaadake ka, kes neid rikkumisi teevad. Tavaliselt on need sellised uljad noored inimesed, kes teavad täpselt, kuidas peaks. Nad on selle eksami läbi. See, kui nad sul kuskil punasega üle panevad, ega see asi ei ole selles, et ta autokoolis ei õppinud, et ei tohi. Tal on lihtsalt suva sellest. Ja, et sa viisid tegelikult autokoolide peale selle vestluse, sellepärast, et autokoolid on ka selles asjas üks väga huvitatud osapool ju sellest, et kokkuvõttes ikkagi see Maanteameti eksam saaks ära tehtud, Maanteametis kukud läbi, lähed tagasi oma selle selle õpetaja juurde, vana autokooli juurde ja siis võtad talt veel mõned tunnid sealt on ju enne, kui järgmist korda saad minna. Sul peab enam autokool tehtud, sa võid veel võtta on ju, kui tahab, vabandust. Aga mida nagu autokoolid sellest arvavad? Kas nende meelest on see asi nagu või näevad nemad ka sellest kuskil probleemi? No ja, selles suhtes, ega probleem on juba varasem. Me teame aastate tagant, et need samad nagu käärid eksamineerijate vahel on. Aga autokoolide väitel on niimoodi, et see on viimase, ütleme siis Transpordiameti loomisest ja uute poliitikate rakendamisest saati nagu muutunud hullemaks. Sellepärast, et töökorraldus on väga halb. Ja põhimõtteliselt väidetakse, et see sama eksami lühendamine on nagu üsna, ütleme, dramaatiliselt, fataalselt mõjunud kogu sellele hindamisprotsessi kvaliteedile. Aga kuidas see nagu sellele mõju avaldab, et et me teeme eksami lühemaks, et miks siis see kvaliteet kannatab selle all? See ongi see, et üldpilti, mida soovitakse saada, eksamil juhioskustest üldpilti, et seda ei saada kätte, sellepärast, et aega on vähem. Pluss see ka, et eksamineerijad hakkavad suurema tõenäosusega vigu otsima, sellepärast, et nad lihtsalt soovivad endal võib-olla jätta rohkem aega. Endale vaba aega, sa mõtled, et siis, et kui eksamineerijal on igal täistunnil hakkab uus eksam, et siis selle asemel, et seal on, ütleme, et pärast tuled autost välja ja jalutad veel sinna büroosse ka, et muidu 35 minutit kestab eksam enne seda natukene, et siis jääb võib-olla seal jääbki mingi 15 minutit või 10 minutit kohvi juua. 35 minutit on sõiduks ja siis on veel 10 minutit on parkimisharjutused. Parkimisharjutused, kõik see, et sisuliselt üks anonüümne autokooli inimene ütles, et see on hästi piltlikult öeldes, et kui on ikkagi korralik tamp taga, et siis napilt jõuad vetsus käia või suitsu teha, kui oled suitsumees. Et see jääb, nii kitsaks jääb see auk sul. Et lihtsam oleks tegelikult nagu 3. minutil, kui tundub, et vähegi on mingi asi, mille kallal saaks norida, siis 3. minutil pidurit tõmmata ja öelda, et et lähme nüüd büroosse tagasi kohvi jooma ja suitsu tegema. Ma isegi seda, kusjuures mina võib-olla nii palju ei kahtlusta, et nüüd kõik need juhid, mõni päev võib tõesti halb päeval, et ma olen mul on 7. eksam ja mul on hommikust saati pea valutanud, et pigem arvan see, mis Gert ütles, et sa püüad teha kõik need hästi, hästi ruttu, hästi rasked olukorrad, võib-olla isegi tehagi meelega mingi nagu mitte nagu kahtlane, võid anda mingi eriti raske ülesanne. Kuule, siin sa nüüd küll failisid, et mitte see, et kui sul oleks mõistlik mingi tund aega sõitu, kust saad rahulikult, kõik juba tuleb paremini välja, aga ma ütlen jätkuvalt, ega see
35 minutit või 45 minutit ei võrdu sellega, mis autokoolis on see 40 tundi kogemust. Ja siin on ka veel see asi täpselt need kiuslikud ülesanded, mis tegelikult antakse või kiuslikud marsruudid. Et selles mõttes, et kui ma ise olin load kätte saanud, siis ma võtsin ette endale väga lihtsalt loogilised ja arusaadavad marsruudid, et ma ei läinud neid kiuslikke kohti tegema või otsima, et ma arvan, et need samad inimesed, kes autokoolist tulevad ja eksami ära teevad, et nad ei lähe neid kiuslikke kohti seal lahendama esimese asjana. Jah, aga selle, mis sa ütlesid, see 3. minut, ma ei tea, kas sa mäletasid seda loost, aga ametnikud ehk siis Transpordiamet on öelnud, et tegelikult see eksami pikkus, see, et ta nüüd on 45 minuti asemel 35, see sõiduosa, lühemaks muutus ei tohiks tegelikult seda läbikukkumist ja läbisaamist mõjutada, sest et statistiliselt läbikukkumised koonduvad kas 3. minuti juurde, mis tähendab seda, et kohe alguses tehakse mingi suur viga, ma ei tea, sõidad ilma turvavööta minema või esimesel ristmikul juba oled nii närvis, et sõidad kellelegi ette, ja 30. minuti juurde. Et pärast seda, kui sa oled nagu, ütleme, kui sa oled pool tundi ellu jäänud, et siis tõenäoliselt on sul suurem võimalus läbi saada, et Transpordiameti arust see seal nagu ei ole. Ja tuuakse muidugi näiteid, et enamikes riikides kulutatakse teelsõiduks vaid 25 minutit ja siis sellel lisandub harjutuste aeg. 30-minutilist teelsõitmist rakendatakse Tšehhis, Soomes, Inglismaal, Šveitsis, kuigi põhjanaabrite ametlikud tabelid nõuavad 45-minutilist teelsõiduaega. Sealt tuli jah huvitav siuke ebakõla. Aga seal oli vist ka veel see asi, et ütleme Tallinnas seda maanteesõitu ei tehta ka nõutud koguses, ma saan aru. Eeldus on selline, et kui musta märkist algavad sõidud, et siis kolmandik sõitu ei saa olla 80+ kilomeetrit tunnis alal, sellepärast et sinna ei jõua piisavalt sõita ja ei jõua tagasi selle ajaga. Ja põhimõtteliselt põhiprobleem ongi selles, et mitte, et see 35 minutit nii lühike oleks, vaid selles, et see täiesti maksimaalne tund aega, mis antakse eksamineerijale kõigi asjade ajamiseks, alustamiseks, tegemiseks, lõpetamiseks, et see on täiesti absurdselt lühike aeg ja see on jõhker konveier ja sellega ei ole võimalik teha. Veel üks huvitav statistiki, mida Transpordiamet ise ütles, et tagasiside põhine rahulolu eksamineerijatega, kui vaidlusmenetluste olukord, et see on paremaks läinud, et 2021 esitati 292 vaiet ja 2023 esitati ainult 153 vaiet. Ehk siis pea poole vähem kui 2 aastat tagasi, aga siis meie anonüümne allikas ütles, et vaided on küll vähenenud, aga seejärel muudetud otsuste arv on kasvanud viimasel ajal suisa 2 korda. Ehk siis nagu vaideid on küll vähem, aga need vaidlustajad saavad siis sagedamini õiguse. Selle vaidlusega on alati, et ükskõik mis keskkonnas oled, kas sa oled koolis õpilane, kas sa oled kuskil tööl, et ega sul midagi ei meeldi, ega kaeba siis. Vaat see on see, et sa tead ju, et ma kukkusin läbi, ma pean ju tulema siia kas siis 2 nädala pärast või 6 aja pärast, ma pean tagasi tulema. Ja kui sa ikka raudkindel pole, et just, et sa ikkagi täpselt, et sina nägid, et oli roheline, tuli, sulle öeldi, et sõitsid, ma ei tea, kollasega ristmikule, võt siis, ja see vaidlustamine on inimese jaoks ikkagi nagu, väga, ta on niigi stressis sellest eksami tegemisest, et nagu, ja selles samas näites, mis me ennem tõin, kus see C-kategooriaga läbi kukkus, oli, üks osa oli ka see, et tema üks osa kaebust oli see, et see eksamineerija käitus väga üleolevalt, väga ebameeldivalt ja vaatas, sellele ei saa kohus hinnangut anda. Transpordiameti enda vastus oli, et vaatasime, hindasime ja kõik oli hästi. Et kuidas sa hindad inimese nüüd seda käitumisoskust ja kas seda tahetakse üldse hinnata? Nii, aga mis selle asjaga nüüd selles mõttes, et edasi saab, et me oleme näinud, et siin on probleem on tõsine ja süstemaatiline. Transpordiamet ütleb põhimõtteliselt, et ega midagi ei muutu. Mis sellega edasi? Põhilahendus, mida pakutakse, on see, et tagasi vana eksami aeg tuua, aga Transpordiamet ei soovi seda, sellepärast, et siis tulevad ilmselt järjekorrad tagasi. Et tagasi 45 minuti peale, see on nagu üks väga lihtne, see on konkreetne number, et tõstame 10 minutit
tagasi, aga mina ei tea, siin on, kas me käisin ükskord siin Riigikontroll või noh, et see on nagu Transpordiamet peab ikkagi natuke sellest ringkaitsest või sellisest kaitseseisundist välja tulema ja mõtlema, et noh, et kas me ikkagi teeme nagu maksimaalse. Esimene lahendus on ikkagi probleemi tunnistamine. Absoluutselt. Et kui me ütleme, et noh, et see eksami tulemuse hindamine ongi väga subjektiivne, siis te peate ikkagi väga kindlad olema, et need subjektiivsed hindajad on oma ülesannete kõrgusel. Mitte, et ta on kella 4 õhtul, tal on jumala kopp ees ja võib-olla, noh, ma ütlen täiesti kindlalt, tal seal hommikupoole võiski olla 2 täielikku tolvanit, kes lihtsalt tulid nagu käega lööma, mul on oma 28 tundi sõidetud, autokoolil oli ka suva, ütles, et kuule, mine tee ära. Et noh, võibki olla, aga siis on ju, noh, siis on midagi valesti, siis tuleks teha, ma ei tea, pikemad pausid või vaadata need inimesed üle, kelle närvikava lihtsalt ei kannata enam. Mina julgeks ühtegi eksamit vastu võtta. Ma kardaks neid kõiki, ma saan aru, see ongi väga närviline töö. Aga see on ju Transpordiameti ülesanne, et inimesed, kes tulevad, maksavad riigilõivu, on käinud kallirahast autokoolis, on enda arust ja võib-olla oma oskuste poolest ongi need load ära teeninud. Ja nad ei saa neid selle pärast, et nad satsusid inimese otsa, kellel on, noh, kes ei ole, kes ei hinda, tegelikult nagu ei hindabki, ma ei tea siis, seda ma ei oskagi öelda. No. Ühesõnaga, igal juhul sellist, ütleme niiviselt, riiklikult oluliselt tunnustatud dokumenti ei peaks sellise süsteemi järgi saama. Et see noh, ma tooks näite, et noh, et ID-kaarti ja ütleme, et Eesti kodakondsus sellise asja põhjal ei saa, väga konkreetsed ja testid on ja asjad ja väga süstematiseeritud asjad, keegi seal väga ei kaeba, aga juhiloa puhul meil on nagu väga käest ära see asi. Just. No vaatame, äkki Transpordiamet võtab midagi ette või tahab äkki veel kommenteerida kogu seda olukorda meile. Aga kuuleme siis varsti jälle. Kupra garaaž on avatud. Tule ja koge teistmoodi tunnet teistmoodi autosalongis. Oled oodatud, isegi kui sa ei sõida veel Kupraga. Meie hubane atmosfäär, stiilne interiöör ja meeleolukas muusika on kõigi jaoks. Sõida läbi Kupra garaaž, Sõpruse puiestee 170 Tallinnas.